Tere päevast! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks grillitavaks või stuudiokülaliseks on Tallinna linnapea Taavi Aas. Tere! Tere! Alustame õige kaugelt, alustame Põltsamaalt, et te juhite küll Tallinna linna, aga ma saan aru, olete tegelikult aastakümneid juba Põltsamaa elanik. Kuidas te siis kahe linna vahel oma elamist jagate? Elanikuna ma olen kirjas Tallinnas, nii et Tallinna elanik ma ikkagi olen. Aga jagan ennast siis niimoodi, et nädala sees Tallinnas ja nädalavahetusel, kui võimalik, siis Põltsamaal. Ja päris pikad sõidud tulevad, ma kujutan ette, palju teil aastas läbisõit tuleb autoga? No kuskil 30-40 000 on aasta läbisõit. See on pirakas ökoloogiline jalajälg. Et kas te ei ole nagu kaalunud nii-öelda lõplikult Tallinnasse kolida, kui juba siin nii pikalt on tööd tehtud? No ma mõtleks niimoodi, et eks me muidugi oleme sellest rääkinud, et kas peaks Tallinnasse lõplikult ära tulema, aga meil on Põltsamaal naisega päris kena koha peal kodu ja ei ole olnud siiamaani südant ja tahtmist seda maha jätta. Pensionipõlve kavatsete Põltsamaal? Jah, kindlasti. Selge. Ökoloogilisest jalajäljest rääkides Tallinna linnavalitsuse jaoks on olnud nii-öelda rohelise pealinna see kontseptsioon väga oluline. Seda on aastakümneid räägitud või aastaid räägitud, et Tallinn tahab olla roheline pealinn. Siiamaani ei ole seda saavutatud. Miks see tegemata on jäänud? No meil on läinud vahepeal päris hästi, et möödunud aasta konkursil me tegelikult olime finaalis ja võistlesime Osloga. Ja nii palju, kui ma tagantjärgi tean, siis päris napilt jäime Oslole alla, et tegelikult me olime päris lähedal. Kas te teate ka, mis need olid? Ei, ma päris täpselt ei tea seda, et mis need põhjused olid, sest reeglina žürii seda välja ei ütle küll, aga me pärast vestlesime seal mõne žürii liikmega, kes ütles, et jah, et see tõesti oli selline väga pikk kaalumine, et kumba pidi siis jääb. Aga milles me alla jääme? Me kindlasti peame ennast parandama selles osas, mis puudutab linnapeade pakti osa täitmist. Meil on võrreldes teiste linnadega päris hästi energeetikaga, sellepärast, et meil on tõesti taaskasutatavate ressursside osakaal päris kõrge küttes. Meil on päris hästi ühistranspordiga, meil on päris hästi rohelise keskkonnaga, aga jah, see, mis puudutab pakti teatud osasid, siis seal me kindlasti peame ennast parandama. Veel üks asi, kus me oleme nüüd viimastel aastatel päris mitmeid asju ära teinud, ehk siis päikeseenergia rakendamisel, et meil on õpetajate kodu on päiksepaneelidega, Sotsiaalameti, munitsipaalpolitseiameti maja on päikesepaneelidega varustatud, Kalevi spordihall, mis sai rekonstrueeritud, on päikesepaneelidega, aga muus maailmas on seda osakaalu natukene rohkem, et Eestis on olnud seda skeptist selles suhtes, et kas meil seda päikest ikka päris nii palju on, et me saaksime efektiivselt päikesepaneele rakendada. Seda on olnud pikka aega, ma õnneks on nüüd hakatud sellest aru saama ja me oleme varsti välja tulemas ühe projektiga, mis puudutab koole lasteaedasid, kus on päris suured katusepinnad ja kus me saaksime efektiivselt tegelikult päikesepaneele kasutada küll loomulikult mitte kõikides, sellepärast, et on selliseid kohti, mis jäävad väga puudevarju, aga on ka selliseid, kus on täiesti võimalik päikesepaneele kasutada ja siin tegelikult on üks projekt jooksel ja ma usun, et see on sellise rohelise mõtteviisi osas päris suur samm edasi. Üks asi, mis rohelise mõtteviisile kindlasti ka nii-öelda tuge juurde andis, oli Keskerakonna poolt välja käidud see kurikuulus tasuta transport, mida alguses kõik erakonna oponendid kõvasti kritiseerisid, aga tundub, et praegu keegi väga ei julgeks isegi võimule saades maha võtta, et kes tegelikult selle välja mõtles? Ma ütleks nii, et ei ole mitte kurikuulus, vaid kuulus, sest tegelikult Tallinn on selles osas tõesti Euroopas ja maailmas päris palju tuntust saanud, et sellest räägitakse, et kas kõik seda tahavad järgi teha, see on nüüd ise küsimus. Ja ükski suur linn ei ole veel julgenud seda teha, aga kes seda ikkagi välja mõtles? Aga no vaatame, Pariis ei ole tegelikult sellest mõttest üldse mitte kaugel või sellest lahendusest, et nad otsivad lahendust, kuidas seda teha, et nad tegelikult tahaksid seda teha, aga nad otsivad lahendust. Nii et saab näha, aga vähemalt Tallinnale tuntust on see kindlasti toonud. Kes selle välja mõtles? No tegelikult on niimoodi, et lähme aastasse 2005 ja 2005 kohalikel valimistel pakkusid seda ideed sotsid.
ja see idee ei lennanud üldse, igatahes mina ei mäleta, et sellel valimistel oleks olnud suurt diskussiooni tasuta ühistranspordi üle. Ega keegi ei uskunud sellest ilmselt. Ja edasi läks see niimoodi, et meil oli üks päevalehes üks kohtumine, kus olid siis ajakirjanikud ja seal oli ka kunagine linnapea Ardo Aasmäe. Ja ühel hetkel Ardo Aasmäe ütles, et tehke ta siis tasuta. See oli niimoodi jutu sees öeldud. Aga tuleb tunnistada, et kui ma sealt ära läksin, siis ma hakkasin mõtlema, et täitsa huvitav, et mida see siis tähendaks. Ja nii ta oma elu elama hakkas. Selge, nii et isegi mitte Keskerakonna liikmed ei käinud seda algselt välja. Aga samas see rohelise linna teema mis tundub nagu paljude jaoks, et on ainus selline suur visiooniga asi, mida praegune linnavõim teeb, et heidetakse ette seda, et tegelikult võib-olla igapäevaseid toimetamisi teeb Taavi Aasa juhitav linnavalitsus enam-vähem, paljusid asju enam-vähem hästi, aga sellist suurt pilti ei ole, et milline Tallinn välja võiks näha. No võtame siis sellise variant, milline Tallinn võiks välja näha siis, kui te saate 70-aastaseks, ma ei tea, kas te plaanite siis veel tööd teha või mitte 2036. aastal. Milline Tallinn peab olema siis? No eks see rohelise pealinna poole liikumine on tegelikult üks päris suur visioon ja see ei ole mitte ainult see tiitel ise, vaid see on tegelikult see protsess, mis selle tiitliga kaasas käib, et seda tiitlit võib saada, mitte saada, aga neid tegevusi tegelikult rakendavad kõik Euroopa linnad ehk et keskkonnahoid on äärmiselt tähtis. Teine asi, suur visioon kindlasti on see, et linn tuleb tagasi anda inimestele. Mis see sisus tähendab? See on väga loosunglikult. Aga väga pikalt on mitte ainult Tallinnat, mitte ainult Eestis, vaid tegelikult Euroopas, maailmas linnasid arendatud sel moel, et oleks võimalikult hea liikuda autoga. Ja ühel hetkel saadi aru, et tegelikult see on tupik, sellepärast, et paratamatult kõik autod niikuinii linna ära ei mahu. Linnaressurss on alati piiratud, tänavate hulk on alati piiratud, tänavate laius on piiratud ja lõputult ei ole võimalik autosid ära mahutada, ehk saadi aru, et tuleb hakata mõtlema teistmoodi. Ja Tallinna jaoks on see kindlasti ühistranspordi areng, kindlasti rattateed, kindlasti jalakäijatele paremad liikumisvõimalused. See on näiteks meie peatänava projekt, et tõesti, et linna südamesse tuua inimesed tagasi ja need linnad, kes on need asjad ära teinud, on kõik selle üle õnnelikud, see keskkond on muutunud palju paremaks inimestele. Samas autojuhid ei ole sellega väga rahul, sest kui võtame kas või Gonsiori tänava näite, mis on praegu üles kaevatud, eks linn on seetõttu oluliselt rohkem ummikutes ja tundub, et linnavalitsus võitleb nii-öelda autostumisega selle lihtsalt jõhkra meetodiga, et lihtsalt ei lase sõita. No kui me vaatame teisi linnu, siis tegelikult võideldakse autostumisega palju jõhkramalt kui siin Tallinnas. Et on linnu, kes on oma kesklinna lihtsalt autodele sulgenud, on linnu, kes on sulgenud autodele transiidi sellisel moel, et ühest linnaosast teisi ei ole võimalik sõita otse, vaid peabki sõitma linna äärde ja siis ringiga sõitma teise linnaossa. Ehk need rakendused võivad olla päris sellised radikaalsed. Aga ma küsin kohe, kus te Tallinnas ise elate? Mina elan Tallinnas Mähel. Kas te kujutaks ette, et te sõidate jalgrattaga Mähelt linnavalitsuse hoonesse? Hästi ei kujuta. Nii, kuidas see hakkab välja nägema? Aga siin on teisi alternatiive. Siin on näiteks, et autoga tulla või jalgrattaga tulla pargi ja reisi parklasse Pirital ja sealt edasi tulla ühistranspordiga, mis täna juba tegelikult on kiirem kui tulla autoga. Nii et see ei tähenda seda, et hakataksegi ühte kindlat liiki kasutama, et siin on kindlasti selliseid kombinatsioone võimalik rakendada. Olgu, ühel päeval me kindlasti loodetavasti selle rohelise pealinna tiitli saame, aga räägime nüüd ühest palju valusamast teemast, et Tallinnas on paljud asjad päris hästi, aga linna seespoolt õõnestab see korruptsioon, katkematu korruptsiooni süüdistused erinevate linnaametite ja linnaametnike suhtes, ja heidetakse kõige rohkem ette seda, et see on süsteemne. Taavi Aas on lasknud üles ehitada sellise süsteemi, mis toidabki iseennast väga paljuski ka musta rahaga. Miks te olete ehitanud sellist süsteemi üles?
ei ole päris kindlasti sellist süsteemi üles ehitanud. Aga mina väidan seda, et see, mis puudutab Tallinna korruptsioon on alati halb. Ma üldse ei eita seda korruptsiooni, ma ei kiida seda mitte ühegi nurga alt heaks. Aga Tallinna puhul on see poliitiline võitlus selle teema mõnevõrra üles puhunud. Me vaatame korruptsioonijuhtumi arvu Tallinna töötajate kohta. Ehk et Tallinnas kõik kokku koos ettevõtetega, mis Tallinnale kuuluvad, koos meditsiiniasutustega nii edasi, kõik kokku on pea 19 000 töötajat. No enamik neist ei ole üldse sellises ametis, et nad saaksid nagu väga korruptiivseid tegusid teada panna. Eks see ole ikkagi juhtide tase või otsustajate tase, kellest midagi sõltub. See on nii ja naa, sellepärast, et üks juhtum, mis hiljuti just lahenduse sai, mis puudutas meedikuid, siis tegelikult ei olnud seal nüüd küll suurte või vähemalt ühe puhul mingi suure juhiga tegemist, eks ole. Ja korruptsioon on ka muutunud, eks ole. Vanasti ei tulnud keegi selle peale, et arstile tänutäheks viidud kommikarp või mingi väike meelehea tähendab endas korruptsiooni. No, see ei olnud ju nii. Tänapäeval mõistetakse seda hoopis teistmoodi, eks ole. Ehk et ka need asjad võivad muutuda probleemiks, mis mõni aeg tagasi ei olnud. Võtame selle kommikarbi näite, et kas linnaametnikel, näiteks tippametnikel on lepingus fikseeritud, millises summas nad tohivad kingitusi vastu võtta, sest see on väga levinud taktika, et inimesed teaksid tõesti, kommikarp ei ole midagi hullu, eks, aga 150-eurone kingekaart on juba kurjast. No tegelikult on ka kommikarpidega niimoodi, et see on ohtlik ja pigem neid mitte vastu võtta, sellepärast, et meil on olnud üks juhus, kus linnaplaneerimisameti töötajad pöördusid politseisse, kui nad avastasid vastu võetud šokolaaditahvli vahel oli pistetud rahatähteks. See šokolaaditahvel oli avamata ja kui tuli üks üritus, siis nad avasid selle šokolaaditahvli ja avastasid sealt selle raha, pöördusid politseisse, eks ole. Ja see tooja sai päeva lõpuks karistada selle. Kui ametnikud mitte, sellepärast, et nad tõesti ei olnud küll absoluutselt süüdi selles, et sinna kaane vahel oli midagi lükata. Nii et pigem ka need šokolaaditahvlid on sellised asjad, mida mitte vastu võtta, sest seal vahel võib olla mida iganes ja pärast võib pahandus suur olla. Aga kas töölepingutes iseenesest on reguleeritud see, milliseid mida võib vastu võtta, mida mitte? Meil ei ole määratud kuskil, et mis on siis lubatud. Küll aga see korruptsioonikomisjon, kes nüüd Tallinnas töötab, kes varasemalt töötas Tallinna Sadamas, siis ma tean, et Tallinna Sadamas näiteks on küll väga selgelt kirja pandud, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud. Ja ma ei välista üldse, et selle korruptsioonikomisjoni töö üks tulem on ka see, et ka need siuksed asjad fikseeritakse ära, et kus maal on siis see punane joon. Et see kindlasti teeks kõigile elu palju lihtsamaks. Väga hea, et jutuks tuli see korruptsiooni tõrjeprojekt, mida siis veab advokaadibüroo ja endine riigiprokurör Norman Aas. Et kuidas see ülesanne on täpselt püstitatud, kuhu nad peavad jõudma, mida nad peavad tegelikult saavutama, siis ma saan aru novembrikuuks, jah? Jah, see oli siis kas november või detsember oli see lõpp. Selle aasta lõpus igal juhul. No töö ülesanne on püstitatud nii, et kõigepealt nad tutvuvad meie olukorraga, tutvuvad meie olemasoleva seadustega või regulatsioonidega, viivad läbi intervjuud, ma tean, et nad on päris palju inimesi juba intervjueerinud ja sealt edasi nende ülesanded on siis öelda, mis meil on kas valesti, mida tuleks muuta või mida tuleks juurde teha. Ehk et selline meetmete pakett ja loomulikult eelkõige on see siis mõeldud korruptsiooni ennetamiseks. Teiseks me oleme kokku leppinud, et juhul, kui nad avastavad midagi, mis on kas korruptsioonilõhnaline või mingil teisel moel kuritegelik, siis loomulikult nad teatavad sellest politseisse. Ja kolmas asi, mis kindlasti on hästi oluline, mida me juba põgusalt puudutasime, see on see, et nende töö juurde kuulub ka lõpus koolitus. Ehk et siis, kui need meetmed on välja töötatud, kavad muudetud, mis vaja muuta, siis ka ametnike koolitused, mis ja kuidas peaks käituma, et võimalikult välistada korruptsiooniohtu. Kas see sisaldab ka näpunäiteid või koolitust, et kuidas siis tegelikult linnaametnikud, kui nad on kutsutud ja seatud kontrollima nende ametite tööd, tegelikult ka jõuavad selle tõdemuseni või suudavad ka tuvastada neid rikkumisi, et kui me meenutame
nüüd hiljutist kõige suuremat skandaali, mille puhul opositsioon teid üritas ka umbusaldada linnapea kohal, siis Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi puhul te ise olite nõukogu esimees seal palju aastaid ja kui lõpuks nii-öelda vahele jäädi, siis kõik linnaametnikud ütlesid, et meie ei näinud siin midagi, me ei saanud midagi väga teha. No päris nii ei olnud, et kõik ütlesid, et me midagi ei näinud, sellepärast et tegelikult jõudis sama tulemuseni ka Linnatranspordi aktsiaseltsi sisekontrolöri teenistus. Ehk et otsus juhatuses see inimene vabastada oli juba langetatud ja see oli langetatud siis Linnatranspordi aktsiaseltsi sisekontrolöri teenistuse töö tulemusena. Ma olen nõus selle kriitikaga, et seda oleks pidanud tegema varem, ehk et jõudma nende tulemusteni varem. Ja loomulikult sisekontrolöri teenistus on selline, mida nii linnas kui ettevõtetes tuleb tugevdada. Me linnas oleme sellel aastal juba, kui võtsime koos vastu linna eelarvet, siis nägime linna sisekontrolli teenistusse täiendavaid töökohti ette. Ma olen päris kindel, et kui arutame nüüd kohe pärast suve lisaeelarvet, siis me näeme veel täiendavalt linna sisekontrolli teenistusele töökohti ette. Kindlasti üks lõik, mida tuleb palju rohkem jälgida, on linna töötajate seotus erinevate äriühingutega. On küll kohustus deklareerida, aga seda töömahtu on nii palju lihtsalt. Keegi reaalselt ei ole kontrollinud seda? Seda on kontrollitud. On, aga kõiki kontrollitud päris kindlasti ei ole. Nii et ma arvan, et see on üks töö, mida tuleb palju rohkem teha. Lihtsalt on vaja inimesi, kes suudaksid seda protsessi läbi viia. Aga kuidas seal TLT-s, kuidas see sisekontrollini lõpuks see info laekus, et tasus hakata kontrollima? Kuidas te siis üldse saite järje peale seal? Ma saan aru, et see varastamine oli ju süsteemne ja aastate pikkune. Selleni jõudis siseaudiitor vaadates üle arveid ja avastades, et kõik arved ei klapi, see puudutas just nimelt kasutatud busside remonti. Ja sealt hakkas asi tegelikult edasi kerima, sealt edasi hakkas siis tööle sisekontrolöri teenistus ja lõpuks siis jõuti selleni, et tõepoolest nende kasutatud bussidega oli probleem. Mõni ja samas ka mõnigi endine töötaja, ka mulle üks endine TLT töötaja on öelnud, et tegelikult seda teati, et seal käib selline kasutatud busside ja masinate äri. Aga keegi ei julgenud seda välja öelda, sest nad oleksid oma töökohast ilma jäänud. Nad ei oleks kindlasti oma töökohast ilma jäänud ja see on tõesti see, miks pärast sai ka see korruptsioonitelefon või vihjetelefon tööle pandud. Et paraku tuleb ükskõik kui palju inimesi julgustada, siis ikkagi on niimoodi, et pärast tagantjärgi öeldakse, et oi, me teadsime küll, aga me ei julgenud sellest rääkida. Ja selle vastu saabki ainult selle anonüümse vihjetelefoniga, et sinna võib igaüks helistada, anda oma anonüümse vihje ja siis ei ole kindlasti võimalik kedagi karistada. Kaua see nüüd lahti on olnud, see vihjetelefon? Üks kuu aega vist? Vist juba 6 aega, jah. Ja palju sinna on siis kõnesed laekunud? Seal on circa 40 kõnet. Ja palju neist sisulisi on? Ma kujutan, et enamus on niisama kontrollitakse, kas telefon töötab? Jaa, enamus ongi nii, et kontrollitakse, et kas telefon töötab või telefon ei tööta. Siis on kõned, mis puudutavad erinevaid linnaelu valdkondi, kus inimesed näevad probleemi. Ei ole absoluutselt seotud korruptsiooniga, vaid lihtsalt kuskil on probleem, inimene teab numbrit, helistab ja räägib oma mure ära. Ja üks 4-5 kõnet on olnud sellised, millega on ka siis linna sisekontrolli teenistus sisuliselt tegelenud. Nii et sealt on nii-öelda lugusid järgnemas? Või veldada? Nii palju kui mina tean, siis sealt lugusid järgnemas hetkeseisuga ei ole, sest et need 4-5 asja ei ole küll mitte kuskile välja viinud, aga telefon on endiselt avatud, nii et kui tõesti on selliseid olukordi, et inimesed teavad, aga ei julge ülemusega rääkida, siis telefon on lahti ja andke tuld. Kuidas tuli näiteks info selle, ma saan aru, et altkäemaksu andjad vist läksid ise rääkima ka, vilepuhujad läksid rääkima selle spordikeskuse juhataja kauples ei muuga kui spordi tegemise aegadega. Seal oli tegelikult ju küsimus selles, et see altkäemaksu andja rääkis sellest oma spordiklubi juhatajale või presidendile. Ja siis Põhja-Tallinna linnaosa vanem selle klubi presidendina oli see, kes andis talle nõu, et kuule, ole hea mees, mine nüüd tipa-tappa kohe kiiresti politseisse, sest et see
on jama. Ja sealt hakkas siis see lugu edasi minema. Selge. See korruptsiooni kuvand Tallinnas on muidugi, kui me meenutame ajalugu, siis ta tegelikult kinnistus juba Edgar Savisaare linnapeaks olemise ajal ja enne kõike siis kinnistus. Praegu on sellele lihtsalt väga palju jätkulugusid tekkinud, aga me teame, et endine linnapea ja teie endine erakonnakaaslane senine ka täna on Edgar Savisaar Keskerakonna liige, et tema on ka väga paljudes episoodides sellepärast kohtu alla antud. Teie ise olite abilinnapea sel ajal, kui Edgar Savisaar oli linnapea. Kas te tõesti kogu selle kõigi nende aastate jooksul ei näinud, mis seal tegelikult toimub? Et kohtust näidatakse, et jälle see asi oli süsteemne, see enam-vähem kogu aeg niimoodi käis ja paljudel juhtudel Edgar Savisaar isegi mitte ise enda tasku hüvanguks, vaid Keskerakonna hüvanguks tegelikult neid korruptiivseid samme astus. No kui me vaatame neid juhtumeid, mis on seotud nüüd selle Edgar Savisaare kohtuasjaga, siis ma võin kinnitada, et mitte ühtegi ebaseaduslikku käiku linnasüsteemis ei tehtud. Ehk me palusime ju ka need üle vaadata advokaadibürool, et millised otsused linnas ühel või teisel juhul langetati ja ka see büroo täiesti sõltumatult, neil ei olnud mingit suunist, et nad peavad kuidagi kasulikult seda meie jaoks tegema. Mis büroo see oli, ma küsin täpsustuseks? Mäletate? Tunnistan, ei mäleta. Okay. Ütles, et tegelikult ei olnud ühtegi ebaseaduslikku asja tehtud. No näiteks üks episood, mis puudutas seal maade vahetust või õieti seal mingit kruntide vahetust. Sellele arendajale, kes ka täna on siis kohtu all koos Edgar Savisaarega, öeldi ära linnasüsteemist, et ei, et see ei ole võimalik, et selline vahetuskaup ei saa kunagi teoks. Ometi on see ikkagi üks nendest episoodidest, eks ole, millised olid siis jutud seal nende kohtualuste ja tollase linnapea vahel, see on nüüd teine teema, eks ole, nende juures ma olnud ei ole, ma ei tea, eks need on seal kohtumaterjalides ja ju siis prokurör nende pealt ka siis osapooli süüdistab. Aga see asi lõppeski nende vahel, et edasi need asjad ei läinud. Nii et ei tulnud seal sellist kõnet Edgar Savisaarelt, näete, Taavi Aas, siin on selline lugu, siin peaks nüüd käituma niimoodi. No võt ei olnud ühtegi sellist käitumist, et väga kummaline, ma ei tea, mis järgneks sellele, kui linnapea helistab, ütleb, et kuule, tehke nüüd seda. Tegelikult põhimõtteliselt linnapeal on alati õigus helistada kellelegi ja öelda, et kuulge, tehke nüüd seda, eks ole. Ja loomulikult see ei saa olla ebaseaduslik, eks ole, ülesanne, aga põhimõtteliselt linnapeal see õigus on. Ja nüüd edasi tuleb siis kaaluda, et kas see on võimalik, ei ole võimalik ja antud juhul tuli linnasüsteemis vastus, et sorry, aga see ei ole üldse võimalik. Nii et mõnel juhul võttis ta raha vastu, aga tegelikult teenust ei osutanud, ma saan aru. No vaat see, kas võttis ei võtnud, eks see on nüüd kohtu otsustada, eks ole. Aga teenust ei osutatud lõpp kogu. Aga kõikide nende puhul, kas ei osutatud teenust või osutatud teenuses ei olnud iseenesest süsteemile mitte midagi ebaseaduslikku. Ettevõtjad on aastaid muidugi rääkinud ka juttu legendi sellest, et tegelikult planeeringud ei liikunud Savisaare ajal ilma määrimata praktiliselt üldse. Et see oli ka süsteemne asi, et tuli ikkagi väike tool ja maksta. Enamik nendest, kuna ettevõtjad on ratsionaalsed ja praktilised inimesed, siis enamik nendest lugudest ei ole tõenäoliselt ühegi kohtutoimiku osaks, sest nad maksid oma väikse osa ära enda väitel ja toimetavad usinasti edasi ja maja on juba valmis. Ütleme nii, et linnalegend, et kui me vaatame seda aega tagasi, et tegelikult Keskerakond sai minimaalselt annetusi üldse väljapoolt. Praktiliselt ei saanud. Võib-olla selles oligi probleem. Ametlikke annetusi sai väga vähe. Aga te ütlesite, et muidu ei liikunud, aga majad kerkisid, eks ole, et tegelikult kui raha ei makstud, siis... Väikese meeleeast. Legend oli, et väikese meeleeast eest väiksema või suurema meeleea eest ikkagi tehti need asjad ära ja sellega tuli pigem arvestada. Mis puutub nüüd linnaplaneerimisametit, siis pärast seda juhtumit, mis oli seotud Ivo Parbusega. Mina ei usu, et linnaplaneerimisametis on nii rumalat inimest, et ta veel midagi teeb meele hea eest. Pärast Parbuse juhtumit me panime isegi ühe kaamera sellesse ruumi, kus käib projektide üle arutelu. Nüüd salvestatakse need arutelud, kui komisjon on koos.
Nii et ja see on aastast juba 2009 see kaamera seal üleval. Nii et mina ei usu, et linnaplaneerimisametis nii rumalat inimest leidub ja see näide, mis ma alguses tõin selle šokolaaditahvli kohta, see tegelikult oligi linnaplaneerimisametis, kus see avastati ja absoluutselt õieti pöörduti kohe kohtus või vabandust, politseisse, et selline asi on juhtunud ehk et neid on ka koolitatud, nii et planeeringute puhul mina seda ei usu. Ivo Parbusest oli juba juttu, sinna võiks lisada veel nimed nagu Allan Kiil, Alar Nääme, Ester Tuiksoo. Kõik need inimesed on saanud kas süüdistuse või päris karistuse ja linn võtab lahkesti nad mingisse muusse ametisse tagasi. Võt see on üks asi, mis tallinlastele pähe ei mahu. Miks te võtate neid patuseid uuesti tööle? No hakkame Allan Kiilist pihta. Ma ei tea, ma arvan, et ega paljud ei tea, et Allan Kiil on tegelikult ujumiskoondise liige olnud. Ta on minu teada liidumeister vetelpäästes. No võib-olla, aga ta on ju samas kohtu all Eesti kõige suurema korruptsioonisüüdistuse. Ma olen mingis mõttes teiega täiesti nõus, aga ta osales sõle konkursil, kus siis otsiti sinna basseini töötajaid. Ja ilma igasuguse suuniseta oli Sõle spordikeskuse see komisjon, see, kes nad välja valis. Mitte keegi neile ei öelnud, et valige Allan Kiil sellele kohale. Nad valisid ta sellepärast, et puhtalt tema selle varasema kvalifikatsiooni järgi oli ta peajagu kõikidest teistest kandidaatidest üle. Ja ka minul oli see üllatus, et Allan Kiil on Tallinnasse tööle võetud, aga teie saite ajakirjandusest teada? Mina sain seda teada siis, kui see tõusis sellest kära ajakirjandusest, et ta on tööle võetud. Aga samas on teiselt poolt tõepoolest oma ala igati pidi professionaal just kõik see, mis puudutab ujumist, see, mis puudutab vetelpäästet ehk seda, mida on tegelikult seal basseinis vaja. No seal on võib-olla tõesti raske täiendavat altkäemaksu võtta, aga nagu me pärast nägime, see viitas hoopis mingitele muudele kurjadele mõtetele samas selle spordikeskuses. Et eks ikka üks patune teist tunneb. Õiguskantsler Ülle Madise on ka öelnud, et korruptsioonist omavalitsustes muidu põhimõtteliselt, ma mõtlen see, et muidu lahti ei saa, kui tuleb seadust muuta ja seal tuleks muuta vähemalt kahte olulist positsiooni. Üks on see, et linn või avalik võim hakkaks siis korruptandile esitama ka reaalseid sissenõudeid on ju selle kahju eest, mis on tegelikult avalikkusele esitatud. Ja teine on see just, et karistuse kehtivuse ajal ei tohiks nad olla avalikus ametis, et seaduses oleks kohe selline piirang. Kas te olete Ülle Madise selliste ettepanekutega? Minu teada see on juba praegu niimoodi, et kui on karistus kandmata, siis avalikus teenistuses olla ei tohi. Siin loomulikult tuleb nüüd vaadata seda, et kõik ametid, ka näiteks see, kuidas ta seal oli, see basseini operaator või basseini, mis iganes see ameti nimi oli, seda ei loeta avalikuks teenistuseks, ta on lihtsalt töövõtulepinguga või töölepinguga tööl. Ma eeldan siis, et Ülle Madise arvas, et ka töölepinguga ei tohiks inimesed see piirang oleks kogu selle karistuse ajal, avaliku ameti puhul. Selles mõttes need piirangud karistuse ajal on praegu ka küsimus, on, mis saab pärast karistust, eks ole, aga pärast karistust on jällegi, Eesti on õigusriik, eks ole, kui karistus on kantud, eks ole, siis on see karistus kantud ja tegelikult on inimene vaba tegema mis tahes tööd. Kui nüüd tahetakse ka seda piirata, miks mitte, see on ka üks võimalus, aga siin tekib küsimus, kuidas selline piirang läheb õigusruumiga kokku. Nii, meil on õige vähe saate lõpuni jäänud. Võtame korraks jutuks siis selle tänase võimu tasakaalu, et Keskerakonnal teadupärast on praegu suvekuudel napp ühehääleline võim Tallinna volikogus. Mis teie ootus on, kas enne sügist üritatakse teid umbusaldada veel? No seda tuleb opositsiooni käest küsida, et millised on opositsiooni mõtted. Ja ma tegelikult arvan, et suve jooksul seda ei juhtu, sellepärast, et ega see tähendaks ka opositsioonile väga suurt pingutust, et kõik oma hääled kokku saada. Kõik korraga saali saada, jah. Et see ei ole mitte lihtne ülesanne, aga võib-olla, kes teab, äkki saadakse hakkama, kuigi ma ütlen, et pigem ma ei usu seda. Ja selle nimel olete ka pingutusi teinud, Deniss Boroditš on sisuliselt Keskerakonna rüppe tagasi toodud. Saan ma õigesti aru? Ei, Boroditš ei ole Keskerakonnas ja ma isegi ei tea, kas tal oleks mingit plaani Keskerakonda astuda. Ta on Keskerakonnas olnud, nii et ma ei oska tema eest seda vastata. Mina ei ole taga rääkinud sellest, et ta peaks tulema tagasi Keskerakond.
See, mis edasi saab nüüd sügisel, eks see loomulikult on ühelt poolt opositsiooni otsustada ja meil ei ole mõtet siin üksteisele niisugust mullikest puhuda, et kumbki pool ei tööta, eks ole. Mõlemad pooled töötavad, ja eks selle töö tulemused siis sügisel paistavad. Aga Keskerakond on ühe häälega võimul olnud. Millal see oli? See oli üle-eelmine koosseis. Ja Keskerakond pidas selle ühe häälega terve selle koosseisu vastu, nii et ei oleks ka selles midagi kummalist, kui me selle ka tänases olukorras selle koosseisu lõpetame. No igal juhul tuleb tunnistada Keskerakonna seda väga pragmaatilist poliitikat. Aivar Riisalu, juba mainitud Deniss Borodits, kapten Zuzu koalitsiooni toomine, Mihkel Kübar, minu erakonna kaasanud kultuurikeskuse juhiks. Väga pragmaatilised ideed, kuidas te võidate sõpru ja ette ka vaenlasi endale lähedal. No, jah. Aga need ideed tulevad? Kas teil on mingi eraldi, kes neid genereerib või on see kollektiivne looming pigem? Linna juhtumine on alati kollektiivne. Aga ma tuleks selle juurde tagasi, et juhul isegi kui umbusaldatakse, ja mis siis edasi saab? No mis siis edasi saab, eks ole? Siis tehakse uus koalitsioon. Tegelikult Tallinna linn vajaks koalitsiooni, see on olnud opositsiooni enam-vähem kogu. Meil on koalitsioon. No see pole päris koalitsioon, kui... Miks te alahindate rohelisi? Aga sellega tundub, et meil lihtsalt aeg saab otsa, muidu me võiksime seda debatti jätkata, eks me seda ka jätkame Tallinna volikogu saades. Aitäh tulemast ja vaatasite saadet Luik grillib ja kohtume taas nädala pärast. Aitäh kutsumast!